No tere jälle! Kas sa oled valmis kuulama uut lugu Võlusopi sõpradest? Kui jah, siis võta mõnus asend ja kuula hoolega. Siit tuleb Võlusopi 6. lugu Luumi ja jagamise kunst. Võlusopis ärkas päike sel hommikul eriti vaikselt. Justkui oleks ta sokkides hiilinud üle metsalagendiku. Õhk oli soe ja niiske ning kastepiisad lehtede peal särasid nagu salajased tähed, mis ei raatsinud veel kaduda. Luumi jalutas paljajalu mööda metsarada, ümises vaikselt koolis õpitud viisijuppi ja peatus siis äkitselt. Muru sees sillerdas miski, see oli seeme. Imeilus, veidi helkiv, helelilla, triibuline, justkui pisike maailm iseenda sees. Sa oled nii ilus, sosistas ta. Ja ta võttis seemne pihku ja tundis, kuidas see justkui soojendas tema peopesa. Ma jätan su endale, panen su oma salajasse kotikesse, oma salajasse peitu. Ta sättis seemne kotis samblatükikese vahele. Läks, istus suure tamme alla ja hoidis oma aardekoti peopesas. Ta tundis end kummaliselt, rikkana, aga samal ajal ka natuke kadedana. Just siis hüppas Siira puu tagant välja. Tal oli kott käes ja suu porgandit täis. Hommikust, kas sa tead, et kui porgandit närida suletud suuga, siis see kõlab nagu elevant, kes üritab olla viisakas? Luumi naeris. Mis su seal kotis on? Porgandid jagamiseks, teatas Siira uhkelt. Ta kiskus kotist välja mitu porgandit ja jagas kõigile, sest ka Runo oli just nende juurde jõudnud. Huvitav, et kõik söövad juurt, aga lehed visatakse ära, kuigi need on täitsa söödavad. Ja porgand sisaldab beta-karoteeni, millest keha teeb A-vitamiini, mis aitab nägemist. No vaat siis, ütles Siira. Runo, sinule 2 porgandit, sul on ju prillid. Seejärel pakkus Siira porgandit ka muru sees peidus olevale konnale, aga too keeras selja ja hüppas minema. Siira kehitas õlgu ja pöördus siis Luumi poole. Aga mis sinul on, Luumi? Ma nägin, et sa peitsid midagi pihku. Näita meile ka. Luumi peitis käe selja taha. See on lihtsalt seeme, eriline ja minu saladus. Ma ei tea veel, kas ma tahan seda jagada. Runo astus lähemale. Tead, seeme ei maga, ta ootab. Tal on sees kogu elu algus, pisike embrüo ja toitainete ring. Mõni seeme võib 100 aastaid lihtsalt oodata ja siis buum, elu. Ta haaras oma märkmiku ja hakkas kiiruga joonistama. Ühest seemnest saab ühe taime, ühest taimest saab palju seemneid. Nüüd nendest seemnetest saame lausa aia ja aias on ruumi kõigile, isegi Siira porganditele. Siira oli ühe porgandi otsa närinud naeru näo ja mängis sellega. Tere, mina olen porgand ja mulle meeldib jagamine. Kõik puhkesid naerma. Seejärel Luumi ohkas. Ta silitas vaikselt seemet oma peopesas ja ütles. Aga kui ma ta maha istutan, siis ta võib ära kaduda. Ja kui ma jagan, siis äkki mulle ei jäägi teda enam. Just sel hetkel laskus nende kohale tuttav kuldne virvendus. Frederik,
kelle tiivad särasid nagu suitsutatud päikesevalgus. Jagamine ei tähenda, et sa kaotad. See tähendab, et sa usaldad. Kui me jagame midagi, mis meile kallis on, siis me anname tükikese endast ära, aga saame vastu midagi veel suuremat. Läheduse, soojuse, mõistmise. Sa ei jaga seemet, sa jagad usaldust. Ja teadus ütleb sama, ütles Runo. Seemne jagamisel võib saada geneetiliselt uue variatsiooni. Võib-olla lumiseemnest kasvab mitmevärviline redis. Matsutab Siira. Või porgandipuu. Kõik naersid. Lumi hoidis seemet veel hetke ja ütles. Okei, ma tahan jagada. Ma ei tea veel, mis sellest saab, aga koos tundub seeme veelgi ilusam. Ta avas oma peopesa ja näitas kõigile oma saladuslikku seemet. Teate mis? Ma arvan, et ta tahab kasvada. Ta tahab jagada. Paneme ta kasvama. Runo kaevas väikese augu. Lumi asetas seemne ettevaatlikult mulda. Ja Siira valas oma joogipudelist vett peale. Aitäh, et usaldad, ütles Frederik. Elu hakkab sealt, kus julgetakse anda midagi, mida armastatakse. Sedasi teeme maailma suuremaks. Ja nii hakkas seeme kasvama. Mitte ainult mullas, vaid ka sõprade südames. Mõnikord kardame jagada, sest tunneme, et võime midagi kaotada. Aga jagamine ei tee meid väiksemaks. See avab uusi võimalusi. Lumi õppis, et kui ta usaldab, siis tema rõõm hoopis kasvab. Jagamine ei võta midagi ära. See muudab südame suuremaks. Ma usaldan. Ma usaldan.